Me oleme harjunud sellega, et internetis on inimesed. Inimesed suhtlevad internetis, inimesed saavad informatsiooni internetist, inimesed lisavad videosid ja pilte internetti ja internet kasvab muudkui suuremaks ja suuremaks. Aga kuskil on olemas tegelikult veel suurem internet. Ja see on internet, kuhu on ühendatud erinevad seadmed ja rohkem saab neid seadmeid internetis olema. Asjad on internetis, alates valgusfooridest, autobussidest, lennukitest, erinevatest muudest seadmetest, lõpetades meie kodu ja igapäeva asjaajamisega. Tänavu pühendub Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus oma digiõppepäeval täiskasvanud õppija nädala raames oma fookuse just asjade internetile ja küsimusele sellest, mis on asjade internet, mis asjad need on, mis sinna internetti ühendatakse, miks see üldse meile kasulik ja vajalik on, kas sellega kaasnevad ka mingisugused ohud ja kuidas selle asjade interneti sees siis ka inimesena ellu jääda. Aastatuhandeid on kodu inimese jaoks olnud selline mõnus ja turvaline koht. Nüüd oleme hakanud rääkima, et kodu on korraga muutumas ka targaks, isegi targemaks kui meie. Ta teab meist rohkem ja aitab meil meie elu paremini elada. Mille poolest siis on korraga seesama meie jaoks mõnusat, sooja andev, turvalisust andev, vihma ja külma eest kaitsev kodu korraga targaks saamas. Esimese teemana lähemegi vaatame juba tänapäeva praegust kodu ja seda, kuidas ta on ühendatud internetiga. Praegusel hetkel asjade internet kindlasti tavainimesele seostub mingite seadmete ja automaatika ja vidinate paigaldamisega kuskile mingisse hoonesse või koju või autodesse või kuskile igapäevaselt kasutatavasse asjadesse. Aga tulevikus kindlasti see niimoodi ei saa olema. Et tulevikus pigem peaks olema kogu tehnoloogia peidetud. See peaks olema tavainimesele nähtamatu, nii et tavainimene ei puutu sellega üldse kokku ja pigem see paistab välja kui teenus. Põhimõtteliselt asjade interneti eesmärk on see, et inimene ei peaks näiteks mõtlema seda, et kas mu kodu on optimaalselt köetud, kas ma kasutan optimaalset energiat, vaid see on temale spetsiaalselt juba sisse disainitud sinna koju ja see teenusepakkuja, kes siis seda teenust pakub, organiseerib kogu selle energiaressursi ja kõige muu kasutuse niimoodi, et see oleks inimesele optimaalne. Et see peaks olema automaatselt tehtud inimese jaoks, et inimene saaks tegelikult keskenduda tunduvalt tähtsamatele asjadele, mis on võib-olla tema töö, tema pere, tema lapsed ja sellist väärtuslikku aega luua. Ja see internet või asjade interneti eesmärk peaks olema see, et see nii-öelda mõttetu, tüütud tegevus, millega tegelikult inimene tegeleda ei taha, et see oleks tema jaoks ära optimeeritud ja ära korraldatud igapäevaselt. Tuleviku teenustes on sümbioos palju suurem. Siis näiteks targa kodu raames saame me lisada erinevad teenused, mis on seotud näiteks vananemisega või mingitest haigustest taastumistega. Et kus inimene ei pea olema haiglas või vanade kodus või mingis taastusravikeskuses pideva monitooringu all, või ta võib minna oma turvalisse kodukeskkonda. Ja näiteks sellised lihtsad asjad, et hommikul, kui ta tõuseb üles, lihtsalt sellega, et ta läheb WC-sse ja ta vaatab peeglisse, siis peegli kaudu tegelikult salvestatakse ära tema hetke südame-veresoonkonna ja pulsside ja muude näitajate seisund, mis saadetakse arstile. Kui need asjad on kõik korras, arst vaatab, jälgib, et siis on tore, pole midagi vaja teha, aga kui seal on mingisuguseid muutusi, siis ta saab kohe ka teate, et okei, et oleks vaja nüüd sellel päeval arsti juurde tulla ja talle pannakse automaatselt aeg kokku. Näide näiteks erinevate asjade kokkutoomiseks võiks olla selline, et meil on kõikidel telefon, selles telefonis on oma tarkus. Näiteks meil on äratuskell ja me igal hommikul paneme selle äratuskella äratama. Et kui äratuskell äratab, siis asjade interneti puhul juhtuks see, et see kella informatsioon jõuab ka sinu majani. Sinu maja teab, et ahaa, peremees ärkab, et nüüd tuleks kohv käima panna. Ja peale seda siis, kui sa käid pesus ära, ongi sul juba hommikukohv valmis. Lisaks sellele annab see kell selle informatsiooni edasi ka autole. Ja auto muuhulgas saab kalendrist teate, et kell 8 näiteks on kohtumine linnas juba. Ja tänu sellele
pannakse auto õigel ajal nii-öelda soojenema meie külmas kliimas ja tänu sellele istud sa õigel hetkel autosse, mis on soe ja sa saad sõita täpselt seda õiget teedkonda pidi sinna kohtumisele, et pigem me näeme tulevikus seda, et me ei osta asju endale, mis seisavad tegelikult suurema osa meil kuskil kuuris ja mida ei kasutata. Et ütleme, utoopiana siis võib tuua näiteks, et kui sul on kirves on ja niimoodi, et sa seda kogu aeg ei kasuta, siis tegelikult ongi, et mis mõttega sa seda kirvest ostad ja miks me kõik nagu kulutame seda keskkonda selleks, et igal ühel oleks lihtsalt kirves kapis, mida ükskord aastas võib-olla siis kasutatakse. Et need inimesed, kes tahavad kirvest, lähevad, saavad selle kirve kuskilt, nad kasutavad seda, see firma, kes seda kirveteenust nii-öelda pakub, saab teada, kui kaua, kui palju seda kirvest kasutati ja ta saab automaatselt genereerida selle eest arve. Ja inimene maksab kasutuse põhiselt. See on nüüd natukene utoopia, aga või te saate kindlasti aru, et näiteks autode või ka ütleme, et ehitusmaailmas juba praegusel hetkel päris palju kasutatakse seda, et inimesed või ettevõtted ei taha enam omada mitte ühtegi seadet, vaid nad maksavad kasutuspõhiselt kõikide nende seadmete eest. See, kui palju mingisugune seade domineerib kellegi elu, see on ikkagi inimeste enda teha. Et üldjuhul need konfiguratsioonid ja asjad tehakse selliselt, et inimene saab ise öelda, kus kohas on tema piirid ehk milliseid asju mina täpselt tahan, et minu eest ära tehakse. Privaatsuse tagamine praegusel hetkel ei ole reguleeritud ja see on kindlasti üks asi, millesse on vaja kõvasti panustada. Erinevad ettevõtted peavad selleks kokku tulema, kokkuleppeid tegema ja saavutama niisuguse ühise konsensuse. Kindlasti ma arvan seda, et siin ei saa ainult seadusandja neid asju korraldada, et see peaks olema kindlasti era- ja riigipoolne koostöö. Miks? Lihtsalt sellepärast, et muidu meil hakkab liiga palju igasugust suure venna sündroomi tekkima. Et riigid tahavad väga palju kontrollida kõike, tahavad väga palju infot saada ja selle balansiks peaks olema erasektor, siis, kes seda teenusena pakub ja kes vaatab seda, et tegelikult erasektori, ütleme nii, et riigisektor ei kasutaks, ei kuritarvitaks seda informatsiooni ja inimeste privaatsust ära ja samas siis eks riik peaks nagu vastupidi ka siis looma sellise seadusandliku baasi, et erasektor ei saaks seda ära kuritarvitada. Tehnoloogiliselt on neid asju võimalik lahendada kuni sinnamaale, nagu meil endal ka igasugused tervishoiuga seotud e-teenused on, et kui keegi minu andmeid kuskilt vaatab, siis ma saan sellest teada ja mul on alati õigus teada. Ja need süsteemid tuleb lihtsalt niimoodi ehitada ja meil peavad olema mingisugused konkreetsed organid, kes siis tegelevad selle järelevalvega. Ja rohkemat siin tõenäoliselt ei olegi, et siis on ainult usaldada. $498, $499, $500. Nii, sellega, et asjad on internetti ühendatud meie ümber. Sellega me juba vaikselt hakkame ära harjuma, aga see, et meie ise, just meie keha ja meie tervist puudutav informatsioon on samuti internetiga ühendatud, on natukene hirmuäratav mõelda. Natukene uus mõte, aga ometi just lisaks sellele, mida me tunneme oma enda keha, oma enda tervise kohta, annavad need samad seadmed, meie keha monitoorijad, oluliselt rohkem informatsiooni ja aitavad meil iseennast paremini mõista. Ning järgmiseks hakkamegi uurima, mida nad annavad siis meile juurde ja kas meie elukvaliteet võiks sellest paremaks minna. Ja üks valdkond, mis maailmas on selliste nutikate seadmete eesliinil ja mis kõige rohkem inimesi puudutab, on tervishoid. Meie enda tervislik käitumine, meie arusaam, et kui hästi meil läheb,
oma tervisliku käitumisega ja see on üks valdkond, kus ka mina olen leidnud rakenduse, mis mulle tohutult meeldib ja minu sõpruskonnas on tekitanud väga kihvti efekti. Ma ei olnud eriline sammu lugemise fänn ja mõtlesin, et sammu lugejad on ikkagi nõrkadele, et mina olen sportlik inimene ja kui mina ostan endale, on spordikell see, mida ma ostan endale. Ja abikaasa mul poetas enne oma sünnipäeva, et ta on aru saanud, et nüüd on tulnud uued nutikad seadmed, see oli umbes aasta-poolteist tagasi ja et sammu lugemine võiks olla üks selline nii-öelda asi, mida ta tahab. Et lihtsalt on kuulnud, et see on kihvt, et mida sa ikka kingid juba sellises meie vanuses. No ja siis sellist asja muidugi sa ei kingi abikaasale niimoodi, et sa lihtsalt annad talle boksi, et kuule, et vaata, siin on sammu lugemise seade, et mis vihje see annab siis, kui sa niisama kingid, kui abikaasa vihjet ei tee, eks ju, et annab vihje, et abikaasa on paks ja nii edasi, et seda siis ei saa teha. Kingitus antud ja asi, mida siis Merike abikaasa mul märkas, on see, et ta magab 5,5 tundi ööpäevas. Tal oli ka töökoormus hästi kõrge, et saad aru, et sa oled väsinud, sa oled stressis, sul ebamugav olla ja siis sa vaatad oma seda Fitbiti analüüsi, et 5,5 tundi, 5 tundi 40 minutit ja selle peale ta umbes nädala-kahega muutis täielikult oma elu käitumist. Läks varem magama, teadlikult püüdis hommikul kauem magada ja muutis oma käitumist. Läks mõned kuud mööda ja siis ta juba sai innustust, et sammu lugemine ja kihvt, et näed analüüsi, et mul on sellised sammud. Ja siis tütar, kellel on sünnipäev augustis, ütles, et tema võiks ka selle endale tahta. Ja siis tema sai ka sünnipäevaks endale samasuguse seadme. Ja ainult mõni päev hiljem me läksime Viljandisse discgolfi mängima. Discgolf on see mäng, kus üks viskab oma ketta ära ja siis teine ootab oma viskevooru. Ja siis tütar hakkas seal tegema selliseid samme. Et käis koha peal sellepärast, et toimus juba Fitbiti võistlus. Et abikaasal oli mingi hulk samme ja siis tütar tahtis võitlusimmusel temast mööda saada, tegi ka samme ja siis selle peale üllatust minu siis abikaasa ka hakkas samme tegema visete vahel. Ja see oli selline imelik fun, et ainult paar päeva hiljem ma läksin poodi ja ostsin endale ka, et saada osa sellest perekonna lõpust. Huvitav näide, kuidas kontoriinimesed oma käitumist muudavad, on see, et kui on võimalik valida nüüd sellisel monitooringuseadme kasutajal, et kas ta läheb trepist üles või liftiga, siis mina niipea, kui ma hakkasin kasutama, ma töötan 5. korrusel kontormajas, siis päeva pealt ma hakkasin käima trepist, sest selle trepist käiguga ma sain juurde 132 sammu. Teine, mis juhtub, on see, et ma pargin auto kaugemale, et ma ei muretse selle pärast, et parkida kaubanduskeskuse juures ukse juurde kuskil autot, vaid et ma pargin seal, kus on kohti ja rahumeeli lähen ja saan jälle juurde samme. Terviseandmetega on üks huvitav dilemma. Et ühelt poolt peetakse seda terviseandmestikku alates sellest, et kas ma olen psühhiaatriliselt haige või et kas mul on kaal selline või minu sammud on taolised, peetakse ühelt poolt privaatseks. Niipea, kui ma olen haige, siis ma tunnen, et ma peaksin jagama seda informatsiooni oma haigusest kõigi nendega, kes suudavad mind aidata. Eriti, kui see on mingi haruldasem haigus, et ei saa aru ka täpselt, mis on mingi punetus kuskil või mingi valu kuskil. Sa paned selle internetifoorumis üles, et mul on selline sümptom või selline probleem, kas on keegi kuskil, kes suudab mind aidata. Et ühelt poolt ma tahan öelda seda, et see minu sümptom on maru salajane ja ma tahaks seda varjata, teiselt poolt, kui ma olen hädas, siis ma jagaks seda kas või kõigiga. Tervishoius üldisemalt, mis meid tulevikus ootab, on see, et võim läheb inimese kätte. Otsustamaks seda, et kuidas ma oma tervislikku elu pikendan, kuidas ma tagan seda, et ma olen tervislik ka 60-aastasena ja hiljem selle otsustusvabaduse, et kas ma jagan või ma ei jaga, kas ma tunnen ennast mugavalt jagamisel või mitte, ei tunne mugavalt, selle otsustamisõigus peab olema inimese käes. Et riik ei saa teha otsust, et paneme kõik terviseandmed pilve ja kõikide sammud on näha pilves ja siis me tekitame tervislikuma ühiskonna, vaid see otsus, et ma jagan oma samme, tekitan oma sõprusliku kogukonna 40 inimesest, kes siis oma teiste liikumist jälgib. Et see on minu otsus, minu valik. Kui see on fun, siis ma teen selle valiku ja jagan ja ei tunne muret. Ja kui ma tunnen ennast ebamugavalt, siis ma hoian privaatselt. Kokkuvõttes võidan mina, sest ma olen tervem, fitim ja võidab ühiskond läbi selle, et ma ei ole haige ja mind ei pea ravima, selle peale palju kulutama. Et selline win-win.
Kõikvõimalikud asjad meie ümber on üha rohkem ühendatud ka internetiga. Sellest peaks sündima rohkem tarkust, rohkem elukvaliteeti, maailm meie ümber peaks minema targemaks ja paremaks. Ja ka meie ise jätame iga päev üha rohkem ja rohkem jälgi sellesse suurde võrgustunud maailma, kus me ei pruugi enam ennast liiga turvaliselt tunda. Sellega võivad kaasneda erinevad ohud. Ja on täitsa loomulik, et järgmiseks lähmegi rääkima turvalisusest, nendest ohtudest meie ümber ja sellest, kuidas ise hakkama saada internetis turvaliselt käitumisega. Meie siin riigi infosüsteemi ametis üritame tõsta teadlikkust. Mis see tähendab? Kui tuleb mingisugune uus tehniline lahendus, siis me räägime inimestele igast suunast, et vaata, kui sa teed niimoodi, siis see tähendab seda ja siis see tähendab seda ja siis see tähendab seda. Kui tehnoloogia areneb, siis inimene saab uued võimalused. Näiteks kui tekkis auto, siis muutus võimalikuks ühest punktist teise sõitmine kiiresti. Aga igasugu hädad tekkisid ka, eks ole. Põdrad hakkasid teel auto alla jääma ja liiklusõnnetused ja kindlustuse igasugused summad ja kõik muu. Nii et need asjad käivad alati tasakaalus ja iga uus tehnoloogia muudab tasakaalu. Ja internetiga on asi täpselt samamoodi. Tavainimesega on see häda, et tema ei saa aru, et asi läheb internetti. Tema pistab pistiku pesasse, temal on mingisugune vajadus, näiteks tema tahab telekat vaadata. Siis ta ostab poest selle asja, avastab, et sellel on võrgupesa ja suskab sinna ühe otsa sisse. Ja see, et see asi satub pärast internetti ja et sellel on mingisugused tagajärjed, näiteks televiisori küljes olev kaamera hakkab teda filmima tugitooli peale, saadab peremehele pilti, see võib tulla talle täieliku üllatusena. Ja tõepoolest, näiteks minu kodus on Samsungi televiisor, mida võiks mugavalt juhtida minu Samsungi nutitelefonist, aga ma ei tee seda. Ma ei ole isegi selle televiisori võrgupesasse pistikut sisse pannud, ta ei ole mul internetiga ühendatud, see on teadlik otsus. Võtame näiteks elektritarbimise, siis kui tulid need targad loendurid, elektriloendurid, siis hakati ju kartma, et on võimalik heleduse järgi välja arvutada, millist filmi ma vaatan. Millise kanali peal ma istun, millise filme ma vaatan. No tehniliselt võimalik, lihtsalt meil nii sageli ei mõõdeta, meil võetakse vist kas kord minutis või 15 minuti jooksul, mitte päris iga sekund. Ehk siis inimesed peaksid arvestama kõigepealt. Sellist asja nagu eraldiseisev riist ei ole olemas. Nad on selle ostnud, see on alati seotud mingi nimega. Keegi ostis selle, keegi maksab selle eest. See riist tarvitab kellegi internetiühendust. Järelikult sel riistal on identiteet. Ta on identifitseeritav, ta on tagasi viidav selle inimeseni, kes teda omas või ostis. Mina olen tegelikult surmkindlalt veendunud selles, et tehnoloogia areng hävitab igasuguse privaatsuse. Miks? Kui meil on mesilase suurused nanorobotid, mille võib lennutada naabri krundile, vaatama, mida ta teeb seal põõsa taga, siis tegelikult privaatsust ei ole. Ehk siis ma arvan, et privaatsus säilibki üksnes juriidilise konstruktina. See tähendab seda, et juristid saavad palju tööd. Ja meil tekib maailm, kus tehniliselt on kõik võimalik. Pealt kuulata, pealt vaadata, suurandmeid süstematiseerida, agregeerida, inimeste kohta järeldusi teha, kindlustusfirmal samamoodi luurata igaühe tervise seisundit ja nõuda tema käest rohkem raha ja juristide ülesanne on nüüd ehitada sellised tõkked, mis ikkagi ei võimaldaks ühel inimesel tehnoloogia abiga teisi ära kasutada või nende pealt ülearu palju raha teenida. Ja nüüd tulebki hakata mõtlema, mis need andmed on, mis minu juurest võivad tilkuda, kuidas nad võivad mulle kahju põhjustada. Kas see on minu käitumise kohta, minu poliitiliste, usuliste vaadete kohta? Mõelge korraks, mis juhtub moslemiga, kui ta palvetab. Ta ei tee ju mitte midagi muud. Huvitav, kas tema elektritarbimise järgi on näha, et ta parasjagu palvetab, aga see on ju info tema religioossete eelistuste kohta. Mina soovitaksin inimestele valmistuda, nii nagu nad valmistuvad uueks aastaks, juba praegu mõtlevad, missuguseid kinke jõuluks osta. Samamoodi võiks valmistuda asja või eseme interneti tulekuks. Teha endale täpselt selgeks, milliseid seadmeid olen nõus mina oma majja lubama. Kas oled nõus ostma poest selle kohvikannu, mille sees on Hiina Wi-Fi ja mis tegelikult kogub sinu Wi-Fi kohta andmeid ja võib neid kusagile neti kaudu saata?
kas sa ostad endale need lambipirnid, millel on IP aadress ja mille abil on võimalik sinu sisevõrku sisse murda. Ja inimene peab need otsused ise ära tegema, need peavad olema teadvustatud otsused. Mida ma saan ja mida ma ära annan ja kas see tasakaal on minu jaoks sobilik. Seda lootust, et üldse ei anna ja seda lootust, et õnnestub ennast võtmise eest täiesti ära kaitsta, seda kiire tehnilise progressi tingimustes enam ei ole. Aga kui ma annan igasugused andmeid ära ja kasu sellest ei saa, äkki ei ole mõtet. Me oleme ikka harjunud mõtlema niimoodi, et õpivad lapsed ja õpivad koolis. No siin taustal ongi meil näha, kuidas tänapäeval päris lapsed päris koolis õpivad. Ei ole enam niimoodi, et nad istuvad ja kuulavad, kuidas õpetaja räägib, vaid nad teevad seda erinevate seadmete abil ja teevad seda õppimist koos. Täpselt samamoodi nagu õpivad noored tänapäeval, õpivad ka täiskasvanud terve oma elu. Ja tänane digiõppetund oligi pühendatud sellele, kuidas need erinevad asjad, mis meie ümber on ühendatud internetti või saavad olema ühendatud internetti, meie elu mõjutavad, mida nad meie elus paremaks teevad, millised on need ohud, mis sellega võivad kaasneda ja kuidas neid ohtusid siis on ohjatud omakorda. Digiõppetund pöördub tagasi teie juurde, kui mitte varem, siis aasta pärast järjekordse täiskasvanud õppija nädala raames. Seniks aga teile kõike head ja suur aitäh vaatamast!